Nüüd ma palun siia järgmise ettekandja, Terje Tähtjärv, ja juttu tuleb kartulisortide kirevast maailmast. Ma küsin, kas siin publiku hulgas on kedagi, kes ei kasvata ise kartulit? No, kes julgeb käe tõsta? Mõni ilutaimede kasvataja ikka vehib. Aga te jõuate selleni, aga palun. Tere minu poolt. Väga tore, et siin on enamuses sellised inimesed, kes siis kasvatavad kartulit. Ja ma loodan väga, et te olete Eesti kartulisortide usku ja tänane ettekanne ongi enamjaolt Eesti kartulisortidest ja üldse kartulisortidest ja nendest küsimustest, mis korduma kipuvad. Mis asi see kartulisort siis on tegelikult? Kartuliaretuses on kasutatud aegade jooksul väga palju meetodeid. On olnud mutantaretus, koekultuuriaretus, siis teame kindlasti geenmutatsiooni, markeraretus. Praegu väga palju tegeldakse täppisaretusega, mis siis, et seda ei lubata veel Euroopa Liidu seadustega, aga laborites tegeldakse sellega väga intensiivselt ja kui tuleb ükskord seadus, millega saab see lubatud, siis on juba olemas teatud täppisaretatud kartulisordid olemas. Aga päriselt igapäevaselt tegeldakse ikkagi kartuli hübriidimise ehk ristamisega, millega meiegi tegeleme siin juba 102 aastat. Ja niimoodi ongi, et kartulisort on ühe hübriidse kartulitaime vegetatiivsel paljundamisel saadud järglaskond. Ja kuna teda saab vegetatiivselt paljundada, siis saabki teda alal hoida ja hinnata pika aja jooksul. Väga definitsioon ja mis see siis nüüd tähendab tegelikult? Kuidas siis käib igapäevane sordiaretus? Üritan kiiresti rääkida, sest ma võin sellest ka 2 tundi rääkida. Kõigepealt valime 2 sorti, millel on head omadused meie arvates. Ühest saab emasort, teisest isasort. Emataime õied kastreerime ära, isataime õite tolmukatest võtame tolmu ja paneme seda siis nende emataime õite peale. Kui see ristamine on õnnestunud, kasvavad sellest õiekobarast väga ilusad kartulimarjad. Vahest küsitakse meie käest, et miks te tomatid olete kartulitaime külge pannud. Ja kui need marjad on siis 2,5 kuni 3 kuud seal taime küljes juba kasvanud, siis võtame need ära ja paneme veel natukeseks mingi kuuks ajaks järel valmima. Nii kaua, kui nad muutuvad pehmeks ja me saame sealt selle seemne välja pesta. Siis me ilusti kuivatame ta ära, paneme kotikestesse ja säilitame. Ja järgmisel kevadel külvame me seda seemet, saame need taimed, mis on siin alumise esimese pildi peal ja igal aastal me külvame kuskil ja istutame 25 000 taime ja igast sellest taimest võibki alguse saada uus sort ja see ongi see hübriidne taim, mis on selle uue sordi aluseks. Siis on näha siin ka see väike kartulipesa, kus on väiksed mugulad, mis ongi selle vegetatiivse paljunemise algus ja viimase pildi peal on siis juba aretis 1490-03. See on meie sordi teele taim. Mis te arvate, palju on Kas keegi teab, palju on 102 aasta jooksul
Eestis aretatud kartulisorte? Teab keegi? No peaaegu. Selles tabelis on nüüd Eestis aretatud registreeritud sordid. Aretisi on muidugi palju olnud ja need aretised on siin löönud ka vahest niimoodi, kuidas ma ütlen, altleti laineid. Nad on olnud head ja neid on rahvale jagatud ja sellest on võib-olla isegi pahandusi tulnud, aga registreeritud on meil 49 sorti. Siin on nüüd see Jõgeva kollane, mis on hästi populaarne siiamaani. Selles nimekirjas on sort Sulev, kes on saavutanud üle aegade suurima kasvupinna Eestis. Siis on siin väga armastatud sort Ando, mis sai inimeste poolt hellitava nime Kuldkera ja aeti päris sassi, et see on üks ja seesama sort tegelikult. Ja meil on ka siin nimekirjas vähemalt 3 lehemädaniku resistentset sorti. Lehemädanik on väga halb haigus. Tema see saagikadu on kõige suurem kartulihaigustest. Aga meie Anti, Sarme ja Ando on hästi lehemädaniku kindlad. Nad on olnud ju, Sarme sai registreeritud 1984, aga ta on mul siiamaani põllu peal standardsordiks resistentsuse tõttu. Kas te näete selles nimekirjas sorti Laura? Ei. Ja ei ole ka siin Birgitit ega Lead, sest nad ei ole Eesti sordid. Lähen veel natukeseks algusse tagasi, et kui 1920. aastal Julius Aamisepp alustas Jõgeval kartuliaretusega, siis tema eesmärgiks oli saada häid sorte. Tal oli kollektsioon välismaalt toodud sortidest, aga tema eesmärk oli saada päris Eesti oma sordid. Ja siis taheti saada universaalseid asju. See pidi sobima söögiks, söödaks ja tööstusele. Ja niimoodi antigi välja siis söögi- ja söödakartulid 1934. aastal esimesed sordid, Kalev ja Kungla. Piltidelt on näha, et ega nad väga ühtlased ju ei olnud. Kuigi Kalev oli kollase sisuga ja Kungla seevastu väga heleda sisuga, siis nende tärklise sisaldus oli ka üsna kõrge, sest alguses kasvatati neid ikkagi ka tööstuse tarbeks ja tärklise tööstus on ju kõige esmane kartulitööstus. Praegu meie kõige viimased sordid, mis välja tulid, on Teele 2014. aastal ja 2017. aastal. Teele ja Tiina mugulad on hästi ühtlased, kollase koorega, ilma või madalate iduaukudega. Ja nende kulinaarsed omadused on aastate jooksul hinnatud väga kõrgeks. Sisu on ilus kollane, Teele on neist natuke muredam, Tiina seevastu tänkjam ja mõlemad tegelikult sobivad salatiks ka, aga kuivematel aastatel on Teele ikkagi pigem väga hea lauakartul. Miks me siis peaksime eelistama Eestis aretatud sorte? Kõigepealt sellepärast, et me aretame neid siin meie kasvutingimustes. Kasvatame 10–12 aastat ja saame nende kohta teada kõike. Me hindame nende haiguskindlust, sobivust meie ilmastikutingimustesse, teeme maitsetesti, hindame nii suvel põllul haigusresistentsust kui hiljem
mugulate haigustesse nakatumist. Ja 2 korda aastas teeme me neile tõesti ka kulinaarse testi ja me hindame selliseid asju nagu toortumenemine, keedujärgne tumenemine, maitse, pudevus, jahusus, küpsetusomadused, määrame juba sügisel peale koristust tärklise protsendi ja koos küpsetustestiga laseme ikkagi teha ka suhkrute sisalduse laboris, sest suhkrute sisaldus määrab küpsetusomadused. Küpsetamiseks sobivad kartulid peavad olema natuke kõrgema tärklise sisaldusega ja nende suhkrute sisaldus peab olema võimalikult madal. Hea oleks, kui teda üldse ei oleks. Ja niimoodi ongi, olen toonud alati näite, et maretil on vähe suhkrut, mareti mugulad ja krõpsud jäävad küpsetamisel ilusateks kollasteks, aga siinsamas antil on rohkem suhkrut ja niimoodi ongi antist tehtud krõpsud on pruunid. Ja üks asi veel, mille pärast peaksime eelistama Eesti sorte, on see, et sordiaretusprogramm on riiklikult rahastatud programm, aga riigi rahakott, see oleme meie. See raha on tulnud meie taskust ja normaalselt mõeldes peaksime me ikkagi eeldama, et me saame ka oma raha eest midagi tagasi. Nii et kui te järgmine kord valite kartulisorti, mõelge selle peale. Sordileht on sortide nimekiri, mis kaitseb meie sorte. Ja praegu on Eesti sordilehel Maret, Piret, Reet, Teele, Tiina, Anti, Ants. Nende sortide seemnekasvatus on meie asutuses ja muidugi ei suuda me igal aastal kasvatada 10 erineva sordi seemet, aga selle sordilehel olemisega on need autoriõigused kaitstud ja kõik kasvatamised ja müügid ja kõik on reglementeeritud. Lisaks tavalistele sortidele on sordilehel ka säilitussordid. Ja säilitussortideks on geenipangast rahva nõudmisel sordilehele viidud sordid. Praegu on nendeks Väike Verev, Jõgeva Kollane, Endla ja Ando. Ja kui teie hulgas oleks keegi näiteks või on veel selline põlvkond, kes mäletab neid sorte, mida kasvatati ja toodeti varem tema lapsepõlvest, tema noorusajal, siis andke sellest teada. Need säilitussordid ehk geenressursi sordid saame me panna sordilehte siis, kui on selleks kellelgi nõudlus, on kellegi soov, et ta tahab seda kasvatada. Ja see on praegu ainuke võimalus paljundada ja rahvale võimaldada kasvatada neid vanemaid sorte, mis on geenipangas meil. Ma väga loodan, et leidub veel mõni sort, mida te tahate kasvatada ja te annate sellest meile teada. Nii, siis on selle kartuliseemnega ju niimoodi, et igal aastal me paljundame teatud sortide seemet. Kõige kindlam on jälgida seda meie kodulehel. Meil pannakse sinna nimekirjad ülesse, milliseid sorte meil kasvatatakse just sellel konkreetsel aastal ja millised partiid, millised kogused, millised klassid tulevad müüki. Ja tellimine algab kindlasti jaanuari alguses, nii et palume seda hästi meeles pidada, et tulla märtsis küsima vahest meie seemet, on juba hilja. Kui detsembriks ja jaanuari alguseks on kõik toimingud tehtud, siis
algabki tavaliselt tellimine ja koos lepinguga saate teada siis ka aja, millal teile see seeme siin Jõgeval väljastatakse. Selle slaidi peal on nüüd 7 praegu meil saadaoleva sordi maitsebukett. Kuna me teeme ikkagi igal aastal kulinaarseid teste, siis ma panin siia nüüd 5 aasta keskmise, just meie sortide maitsed. Tavaliselt on meil maitsmine toimub nii sügisel kui kevadel. Seda tehakse vähemalt 5-liikmelise komisjoniga, žüriiga. Ja hinnatakse tema välimust, maitset. Ja meie sordid on saanud suhteliselt kõrged hinded, sest aretistena me brakeerime juba välja need aretised, mille hinne ei ole eriti kõrge. Ja nii on näha, et Piret ja Teele on ikkagi esimesed sellel graafikul ja meie aegade maitselemmik on olnud ikkagi Piret. Ma ütlen, ka mulle endale maitseb see. Aga loomulikult ei jää talle alla ei Teele, Maret, kes mäletab Ando maitset. Andol on hästi spetsiifiline maitse, mille järgi teda ära tunneb. Me oleme teinud juba väga-väga ammusest ajast, mina olen olnud 20 aastat tööl ja selle aja jooksul on meil igal aastal olnud sordivõrdluskatsed. Sordivõrdluskatse on meil selle jaoks, et me saaksime endale aretusmaterjali hinnata. Me saame teada, mis ja kuidas käituvad sordid, mis meile siia sisse tuuakse, küll Saksamaalt, küll Hollandist ja võib-olla ka kuskilt mujalt. Nii aastati on olnud see sortide arv seal erinev. Et kõige suurem arv on olnud vist 56 ja siis tuleb arvestada, et meie oma sorte on seal 9-10 ja need numbrid, mis siin lihtsalt on laiali paisatud, need ongi nüüd nende sisse toodud sortide arvud siin 10 aasta jooksul. Sorte tuuakse, me hindame neid, kasvatajad kasvatavad neid aasta, 2, 3, võib-olla 4. On neid, mis jäävad. Muidugi on pikalt olnud Laura, on olnud Red Lady, Gala, Birgit. Aga on neid sorte, mis tõesti kaovad juba 1-2 aastaga. Ühest küljest on selle põhjuseks see, et sordid, mis on meil siin Euroopa Liidus, ka Euroopa sordilehes, nii nagu kui meie sordid on Eesti sordilehes, siis nad on ka automaatselt Euroopa sordilehes, siis nende sortide seemet kasvatab see omanik ja kui tema enam selle sordi seemet ei kasvata, siis ei ole meil maaletooljal ka seda seemet kuskiltki nagu tellida ega võtta. Ja kui nemad leiavad seal, et neil ei ole see sort enam vajalik, siis on ta ka meile siin kadunud. Ja sellepärast on ikkagi mõistlik jällegi oma Eesti sorte kasvatada, sest meil on nad olemas ja meil ei kao nad kusagile. Nii, mida te siin nüüd näete? Punased mugulad. On ju? Mis seostub punaste mudulatega? Laura. Ja tuleb, peale Laura tuleb veel õnneks. Ja, aga ringleb ju müüt, et kui on punase koorega kartul, siis on Laura, ilmtingimata. Tegelikult nii ei ole. Punase koorega sorte on väga-väga palju. Ja sellepärast, kui te lähete turule, ärge küsige,
et ma tahan seda sorti, vaid küsige, mida teil on pakkuda. Kui te küsite sordi nime, siis teile antaksegi seesama sort kohe, mida te tahate. Aga tegelikult võite te sealt saada jumal teab mida. Nii, siin pildil on tegelikult need sordid. Ja ma ütlen, et tegelikult 4 siit on kõik Laura järglased. Laura on olnud väga hea vanem sort, ka meie kasutame seda siin. Ainult, et millegipärast temalt neid häid viirusresistentsusgeene kätte saada on väga raske. Ainukene, mis edasi läheb, on loomulikult punane koor. Aga selle punase koorega on ka jälle see probleem, et ma tean, et norrakad on juba kasutanud täppisaretusmeetodit ja on selle punase koore ära kaotanud. Sest nendel on tööstussort, millel on punane koor, mida seal hästi hinnatakse, aga kuna nendel on punase koorega sortide töötlemisel tekib palju jääke ja jääkide utiliseerimine, nendest vabanemine on väga kallis, siis nemad lihtsalt otsustasid, et nad nullivad ära selle punase koore ja nad on saanud sellele punase koore asemel kollase koore, millest tuleb vähem jääke. Nii et mida siis hinnata? Ja nüüd tuleb see KKK. Mis sordid sobivad ette kasvatamiseks? Nii nagu hakkab kevad lähenema, nii hakatakse mulle helistama, et mis te soovitate, mida me peaksime panema kasvama? Te peate teadma, mida te soovite saada. See on esimene asi. Ja ikkagi mina soovitan ette kasvatamiseks valida kas varased, väga varased või keskvarased sordid, sest siis on see tõesti niimoodi, et te saate ka selle kartuli ikkagi varem kätte. Ja mis on siis vajalik varaseks saagiks? Varaseks saagiks on vaja kõigepealt see, et see muld, kuhu te teda panete, oleks korralikult haritud. Kui te tahate vara panna peenrasse, siis peaks olema see peenar ka ette soojendatud. Ja mugulad tuleb eelitandada. Selleks on palju võimalusi, kas te panete ta lihtsalt niisama soojada ja pidud, või te panete ta kohe turbasse ja saategi väikse kartulitaime, mida on siis juba väga hea edasi istutada. Ja loomulikult kartul tahab sooja, talle tuleb võimaldada see soe kasvukoht. Ja kes ja mis kahjustavad kvaliteeti ja kui palju see siis sõltub kartulisordist? Haiguste esinemine sõltub väga palju sordist. Ja tasub vaadata kindlasti, kas see haigusresistentsus on selle sordi kirjelduse sees olemas. Kui seda seal üldse pole nimetatud, siis on 2 võimalust, kas seda tal ei ole või seda pole hinnatud. Aga kahjurite resistentseid sorte mina ei tea. Selleks on meil jälle vaja CRISPR-Cas meetodit. Kui see lubatakse, siis võib-olla saame meie ka omale nende kartulimardikate kindlamad sordid või siis traatussi kindla sordi. Need on sellised asjad, mis praegu väga ei ole olemas. Nii, ja meie meeskond on siin pildi peal. Ja kui teil on nüüd siis küsimusi, palun, ma olen selleks valmis. Aitäh Terjele. Kas tuleb? Nii, kuidas küsimus kõlab? Jah. Koos turbaga ikka. Ma kordan nüüd küsimuse veebis kuulajate jaoks, et kui panna siis eelidandatud kartul turbakotikasse, et kas siis paberkotikasse turba sisse, siis kuidas teda peaks siis nagu põllule saama?
Oleneb, missugune ajaleht või paber teil on. Kui see on nüüd pehme paber ja mingi vanemast ajast ajaleht näiteks, siis võib ta istutada koos sellega. Aga tänapäeva ajalehte mina nagu väga ei istutaks koos kartuliga. Miks? Sest see on selle lagunemine võtab päris palju aega, aga kartul tahaks ajada ennast laiali mulla sees. Ma ei tea, mis lehti teie loete, aga paber, mina ajakirjanikuna ütlen, paber läheb aina looduslikumaks. No siis on hästi, see on hästi. Ja mida ka ütlen, kuna sellest praegu tuli juttu, et trükivärvis ammu enam ei kasutata pliid. Seda trükivärvi mina ei kardagi, mina kardan seda, et taimel pole ruumi. Kas veel on küsimusi? Nii? Võin püsti tõusta ka või? Tõuske, jah. Tere! Väga kõvasti. Minul selline küsimus, et jutuks oli, et vaieldamatu kartulisort on piret. Hinnatakse välimust, hinnatakse maitset. 3 iseloomustavat sõna palun välimuse kohta, 3 maitse kohta. Tänan. Pireti mugulad näevad väga ilusad välja. Ainult mis Piret on kasvukoha suhtes natukese nõudlikum. Taim on poollamanduv, valgete õitega ja ta vajab ikkagi hästi õhustatud ja huumusrikast mulda. Savimulla peal ta väga hästi ei kasva. Nii, kas see rahuldab või on veel midagi? Aitäh. Aitäh. Kas on veel küsimusi? No kartulikasvatajad, tublid, polekski nagu eestlased. Ja, tere, mul on selline küsimus, et mu ema on kasvatanud viimasest 20-30 aastat mingit kartulit, aga ma ei tea, mis sort see on. Et kas ma saan teile neid kartuleid saata, et saate teada, mis sort see on või kuidas sellega on? Tegelikult on see juba võimalik. Meie biotehnoloogia osakond on leiutanud sellise või laboris sellise meetodi teinud nagu sõrmejälgedega tuvastamine. Ja kui see sort on nüüd sinna selle meetodiga tuvastatav, siis saab seda meil määrata, aga ka geenitestiga saab juba sorte määrata. Nii et tegelikult võib tuua meile küll mugulad. No võtta, siis olen võib-olla mina see, kes peab teile ka tooma, sest minu isa kasvatab andut ja tal on mingi oma andu. Mul on niuke tunne juba 20 aastat. Kas sellest veel mugulaid ka tuleb või? No ikka tuleb. Eks see ongi andu olnud, aga eks seal on ju teisi sorte ka vahepeal olnud. Aga see on küll tore teada, et on täitsa võimalik nagu kartuli vanemat teada saada. Kas oli veel üks käe näitamine siin ees? Ma annan kõigepealt siia. Teie tulge lähemale sealt. Tervist! Üks selline lihtne küsimus ja hästi maalähedane ja maalähedase mõtlemisega küsimus, et kas neid traatjusse on võimalik vähendada, kui paned nagu kartulimaa veerde lahtiseid kartulitükke ja siis nad rohkem kolivad sinna maa veerde lahtiste kartulitükkide peale ja kasvavad nagu puhtamad kartulid peenardes. Selle traatussiga on see asi, et räägitakse muidugi, et seda mulda. Meil oli hiljaaegu kartuliseminar Tartus, kus just lõppes selle traatussi hingeelu uurimine. Selline projekt oli ja ma arvan, et neid tulemusi publitseeritakse ja avaldatakse ka. Ja seal oli kõige parem meetod, millega saab traatussi peletada, on see, et seda mulda tuleb hästi palju segada. Mulda tuleb juba sügisel segada, et neid traatusse hävitada mehaaniliselt ja siis on kevadel juuni keskpaigast juuli keskpaigani peaks seda mulda kogu aeg kobestama, et neid
neid mune hävitada, traattussi mune hävitada, et nad üldse ei saakski kooruda. Loomulikult pannakse neid kartuliviilakaid veidi kaugemale, aga nende mõju kaob üsna kiiresti. Kui nad on värskelt lõigatud, siis peaks olema kuidagi hästi järjekindel, et selle lõigatud mugula lõik annaks kogu aeg seda lõhna, temale meeldivat lõhna, kuhu ta tahaks minna. Sest kui moodustuvad noored mugulad, need hakkavad ka kohe eraldama ju sellist meeldivat, traatussile meeldivat lõhna, mille peale tema siis sinna läheb. No nii, tahaks muidugi küsida veel, aga aitäh. Ja mina ütlen nii palju, et kuna eelmisel aastal oli ka seemnefestival ja eelmise aasta ettekanded kõik ilusti salvestati, siis kui me paneme interneti seemnefestival 2022, siis me saame jälle kartuliloengut kuulata natuke teise kandi pealt. Väga huvitav oli, ma leidsin selle eile ja ma kuulasin need ettekanded ära, et aitäh teile ja aretage ikka edasi ka. Ja kasvatage Eesti sorte. Ja